Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 25 kuni 31 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et kui Musta kassi taro kanalil saab täis 250 tellijat, loosin ma välja kõiki tellijate vahel sellise kassitaro kaardipaki, nagu mul siin laual on. Selle kohta ma teen eraldi video, mille all te saate enda osalemissoovist teada anda. Aga nüüd kaartide juurde. Nädal algab teil siin Hierofanti kaardiga. Kui teile tundub, et traditsioonid, reeglid või teiste ootused on tekitanud tunde, et te olete lõksus. Lõksukaart on siin all, see mõõkade 8, siis minu sõnum on see, et ei ole seda. See on ainult teie peas, see on ainult teie tunne. Et päriselt lõksust ei ole. Teil on köidikud tegelikult lõdvad, teil on lihtsalt silmad kinni pandud ja te ei taha näha. Kui te silmad lahti teete, siis te näete, et teil on taganemistee täiesti olemas. Et see on ainult teie tunne. Teil on siin väga huvitav. Teil on välja tulnud terve perekond sauasid. Teil on sellel nädalal väljas sauade rüütel, sauade emand ja sauade kuningas. Ehk sauade kuninganna ja sauade kuningas. No mis ma oskan öelda? No teil on nii suur soov ja tahtmine millegagi peale hakata, et ma ei saa aru, mida te veel ootate. Et see lõksutunne on petlik, te ei ole lõksus, te võitegi hakata tegutsema. Ja praegu ongi selleks väga õige aeg. Õige aeg, sellepärast, et sauade rüütel tahab hakata kohe tegutsema. Sauade kuninganna on särav ja kuidas ma ütlen, täis tahet samamoodi. Ja sauade kuningas räägib sellest, et teil on te olete ise oma elu peremees ja te olete visionäär, suudate kõik oma ideed reaalsuseks muuta. Siis on teil veel kaarik. Kaariku kaart räägib sellest, täpselt sellest samast, et te olete iseenda peremees, iseenda elu peremees. Teie juhite oma kaarikut, haarake lihtsalt need ohjad tugevamini pihku ja sõitke oma kaarikuga täpselt selles suunas, kuhu teie minna tahate. Teil on siin veel üks ilus kaart ja see on karikate äss. Karikate äss minu jaoks, kuna karikad on emotsioonid, meie tunded, võib-olla ka sõprussuhted või suhted üldse. Siis karikate äss on minu jaoks külluse karikas. See on karikas, mis on kuidas süda hõiskab. See on selline ülevoolav rõõm. Midagi teie elus on nii hästi või korda läinud nii hästi, et teil hing hõiskab. Kui te selle kõigega mida teil on peas on suur plaan. See on teie visioon, see on teie nägemus, see on teie plaan. Siis alustage selle plaaniga. Ja tulemus on see, et te ise tunnete nii suurt rõõmu sellest tegutsemisest, tegemisest, et teie rõõmukarikas ehk külluse karikas hakkab üle ajama. Ja sellest rõõmust või sellest küllusest saavad osa ka teised, kes teie lähedal on. Selline väga huvitav nädal, täiesti super nädal, ma ütleksin tõesti. Et Hierofanti kaart räägib teist endast. Sellest, et ongi teiste ootused ja traditsioonid, aga need ei pidurda teid. Te ärge tehkegi sellest välja, mida teised ootavad või teised mõtlevad. Te ei ole lõksus. Te võite hakata tegutsema ja te peaksitegi hakkama tegutsema. Sellepärast, et ka tähtede seis või kuu energia on praegu kasvavas faasis. Kuni täiskuuni, andke ainult minna. Tehke kõik ära, pange kõik paberile, alustage, tehke esimesed sammud. Sest praegu on kasvamise faas.
Lihtsalt lööge oma kaarikule hääled sisse ja kukkuge kihutama. Just selles suunas, nagu te ise näete, tõmmake lihtsalt ohjad tugevamalt pihku. Vaadake, et te kaarikust välja ei kuku, sest see on tegelikult ka üks suuremaid ja kiiremaid kaarte selles tarokaardipakis. Ta on suhteliselt võrdne selle sauade 8-ga, et teil on lihtsalt vaja hoida tasakaalu, et te kaarikust välja ei lenda. Teha kõik ära koos oma selle säraga, oma teadmistega, no kõige sellega. Teil on niivõrd tugev perekond väljas, Rüütel, kuninganna ja kuningas koos. No see on nagu, vaat sellist kombinatsiooni pole mina ka ennem näinud, tõesti ütlen. Pole kellelegi nende aastate jooksul sellist kombinatsiooni välja hüpanud kaardipakist nagu teile sellel nädalal. Mis ma oskan öelda siis? Andke minna, tehke ära, ärge üldse oodake enam edasi, sellepärast, et kohe nädala lõpus järgmine nädal tuleb täiskuu ja siis hakkab jälle kõik sinna allapoole liikuma. Et tehke ära, võtke kõik sellest, mis veel praegu võtta annab, sellest kasvavast kuust, nendest tähtede seisust, mis siin praegu meil on, ja nendest tohutult uhketest kaartidest, mis teile on välja tulnud. No täitsa super. Ei ole te lõksus, ei ole ja ma jätkan seda kordamist. Te ei ole lõksus. Teil on olemas täielik vabadus teha seda, olenemata sellest, mida teised arvavad. Te ei pea kuulama teisi. See on teie elu ja teie otsused. Te teete ise oma elu otsused. Armsad sõnnid, ärge unustage. Teie ise olete enda elu peremees. Vot selline nädala lugemine tuli teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like, pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.